Millal on õige aeg alustada maja ehitamisega? Osa televaatajatest kindlasti nüüd jõudis juba mõelda, et õige aeg loomulikult on ehitamise alustamiseks kevad. Kuid paraku mitte kõik ei jaga seda arvamust. Sinu soovitus, Katrin, oleks alustada sügisel. Miks ja kuidas see algus peab välja nägema? Kõige sobilikum aeg majaehitus planeerima hakata ongi sügisel. Kuna sügisel on aega endale võtta toiminguteks nii ehitusjooniste väljatöötamisel, sobiliku arhitektuurse ja siselahenduse väljamõtlemisel, anda arhitektile, kohalikule arhitektile siin siis aega ehitusloa koostamiseks, kooskõlastuste võtmiseks. Ja Castellil on suur rõõm sel puhul kutsuda kõiki majaehitajaid just nimelt sügisel oma toimingutega alustama ja sel puhul pakume kõigile ehitajatele nii tehase pakettidelt, suvilate kui majade lõikes 10% soodushinda. Võit tuleb endale eelkõige aja võtmisest, et planeerida kogu seda projekteerimise protsessi, et valida materjale, valida energiasäästlikke tehnosüsteeme ja talvel juba ehitajaga teha kokkuleppeid, kalkulatsioone kevadise ehitamise alustamiseks ja talvel ka broneerida kevadeks ehitajalt ehitamise aeg. Kuna need ehitajad, kes alles kevadel alustavad ja siis ehitajatega suhtlema hakkavad, ehitajad on küllalt hõivatud ja iga kevadel on ka suur hinnatõus, mis siis omakorda tingib ka kallima ehitushinna. Nii et tulge ja alustage õigel ajal ehk sügisel ja saate võitu ja saate toreda maja kõige paremates tingimustes. Mis võimalused seal on materjali valiku poole pealt? Castelli soojustatud toorkarp ise on kaunis konstantne. Ta on puitkarkass põhimõttel ehitatav moodulmaja ja ta on nüüd juba paarkümmend aastat Soome ehitusturu uuringute instituudi andmetel olnud turuliider Soomes ja selle paketiga me oleme loonud eeldused madalenergia maja ehitamiseks. Et kus nüüd valikusüsteemid hakkavad, ongi need samad tehnosüsteemid, millist küttesüsteemi kasutada, millist ventilatsioonisüsteemi, kuidas tarbevett soojendada, viimistlusmaterjalid, mida katusele panna, katustel muide Castelli majadel on kõigil kivikatuse kandevõime, millist välisvoodrit kasutada, kas eelistada puitu, eelistada kivi, rääkida läbi siseviimistlusmaterjalid, kes on kaasanud endale sisedisaineri, võtnud aega temaga suhtlemiseks, jälle talv on parim aeg nende parimate materjalide ja hinna ja kvaliteedi suhte selgitamiseks, mida oma maja puhul kasutada. Et eelkõige on tõesti see üldehituslik ja tehno osa see, mis tahab täpsemat aega võtmist ja läbimõtlemist ja see on ka see, kus kohast tuleb sääst lisaks Castelli 10% soodustusele. Milline maja suurus Eesti inimese jaoks kõige populaarsem on? No meil tavaliselt on sellised 120, 130 kuni 150 ruutu üldpinda. Et on ka väiksemaid, on ka suuremaid, aga need on pigemini erandid. Et Eesti inimene armastab sellist keskmise suurusega maja, kus on 3 magamistuba, olmeruumid, saunad, majandusruumid, panipaigad. Et see on selline keskmine standard, aga kuivõrd päris keskmist inimest ei ole olemaski, siis iga ühele tuleb tema rätsepa ülikond soovida järgi. Ning kõige lõpuks, kui kaua see kampaania teil kestab? Ta juba käib? Ta juba käib, me alustasime sellega juba oktoobrikuus ja kestab tema 15. novembrini, et jõuate veel kõik tulla ja endale ilusa kodu välja valida. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kui sügisel õigel ajal alustada ja kogu protsess ning suhe ehitajatega hästi kulgeb, siis põhimõtteliselt on võimalik, et järgmiseks sügiseks on teil selline kodu.